Droonid on ühed vahvad asjad, nendega saab toota nii kauneid videoid kui pilte, kuid loomulikult kasutatakse neid viimastel aegadel ka päris palju sõjapidamises. Täna Järvamaal Nurmsis avatud mehitamata õhusõidukite õppekeskuses just militaarsõidukite piloote hakataksegi õpetama. Jaa, nii on. Väga uhke hoone. Lühidalt öeldes tegelikult siis droonioperaatorite katsepolügoon, kus nad saavad siis ehitada, majutada, lennutada, et kõik, mida vajalik teha, et oma drooni taset tõsta. 3-korruselises hoones on 1300 ruutmeetrit pinda. Sealt on leitavad nii õppeklassid, laod ja varustuse hooldusruumid ning majutus, sanitaar ja vaba aja veetmise ruumid. Hoone silmapaistvaim osa on kindlasti klaastorn, mis pakub 360 kraadist vaadet. No regioonis on ta ikkagi kõige uuem, võib-olla ka kõige suurem. Murulinnuõli, mis meil siin kasutada on tõesti suur ja see õhuruum, kus me saame neid harjutusi teha, annab nagu piisavad võimalused, et me saame ka siia mitu ettevõtet, mitu üksust korraga harjutama panna. Seda ma ei oska öelda, kes meil siin õppima asuvad hetkel, kuid kindlasti plaan siin koolitama hakata nii Kaitseväe inimesi, Kaitseliidu inimesi kui siis rahvusvahelist koostööd tegema. Mida see tähendab, et see droonikeskus siia tuleb? Kas see tähendab seda, et Nurmisi lennuväli siis hakkab olema nii-öelda igapäevaselt üks suur droonide lennuväli? Seda ka kindlasti, aga kindlasti me toome siia kokku Eesti drooninduse kompetentsi. Ehk loome need võimalused, et inimesed saaksid siin nii tehniliselt kui teaduslikult areneda. Kaitseministri sõnul on lausa hädavajalik arendada Eesti kaitsevõimekuses just nimelt droonidega seonduvat. Võtame ju kogu teadmist Ukrainast kogu aeg siia Eestisse. Ja kui me vaatame seda, mis Ukrainas viimase 3 aasta jooksul juhtunud on, siis kõige suurem muutus sõjapidamise vaatest, riigikaitse vaatest on just droonide tulek riigikaitsesse. Ja seetõttu tegelikult siin nii drooni ründevõimekuse, drooni kaitsevõimekuse kui kogu elektroonilise sõjapidamise vaatest on selle keskuse olemasolu ülioluline. Mitte ainult Eesti vaatest, vaid ka NATO vaatest tegelikult, sellepärast et Nurmsi oma kogu kompleksiga siin mängib väga olulist rolli ka NATO väljaõppe tegevuses. Hetkel on droonid olemas Eestis nii Kaitseliidus kui ka Kaitseväes. Seda nii vaatlus- ja luuredroonide näol kui ründedroonidena, kuid muidugi suur töö on veel ära teha. Eilne otsus Vabariigi Valitsuse poolt täiendavalt 2,8 miljardit riigikaitsesse suunata viib selle võime täiesti uuele tasemele. Nii droonide kui siis elektroonilise sõjapidamise vaatest. Ukrainas on hetkel droonide tootmine tohutu ning kindlasti peab ka Eesti hakkama oma droonitööstusesse rohkem panustama. Küsimus on mahtudes, et kui Ukrainas on olemas tehased ja ettevõtted, kes toodavad 4000 drooni päevas, siis on selge, et meil praegu veel selliseid ettevõtteid ei ole ja ausalt öelda võib-olla ka ei peaks olema. See skaleerimise võime peab olema olemas. Ehk meil igapäevaselt Kaitseväes peab olema teatud hulk olemas, teatud hulk väljaõppeks, aga kui iganes peaks olema selleks vajadus, siis peab olema just nimelt kodumaine tööstus olemas selleks, et ta neid kiiresti suudaks ka toota. Ja seda oskust me kindlasti saame ka Ukrainast siia Eestisse veel tuua.